Ja, action! Tere hommikust, motorahvas! Oleme langel siin Eestikate viimane etapp ja super rossi ilm on selles suhtes, et päike paistab, meil on üle 20 kraadi sooja, et lõpetame selle Eesti hooaja siis Eestikatel edukalt, et viimane etapp ja ütleme nii, et eesmärk on täna tiitel ära vormistada, see on kindel, et õnneks Pärnuga sai sellise turvalise vahe sisse tehtud, et saab natuke kergemalt hingata, aga samas hoiame selged pead, teeme oma asja ja kvalifikatsioon ongi läbi, et olin teine 0,4 sekundiga ja rada oli päris lennuväli oli, et ringi aeg oli 1.30 kuskil või niimoodi ja tegin paar kiiret ringi, kruiisisin niisama ringi, nii-öelda nautisin tsikliga aega, kuna mul seda viimasel ajal väga palju ei ole, ainult nädalavahetustel, siis natukene sõitsin ringi, proovisin, katsetasime, et teeme väikseid muudatuseid tsiklil ja ma arvan, et tuleb äge päev, nii et hoidke piip ja prillid, et Eestikate viimane etapp. Esimene sõit siin langel tehtud ja 3. koha tõin koju, et sõit oli päris okei, aga tekkis mõned tehnilised probleemid tsikliga, et pidin nagu hoo maha laskma, mingi vibra tekkis kuhugi sisse ja nüüd tegeleme tehnikaga, et teiseks võiks valmis ilusti saada ja toome tiitli koju, et suurt midagi ei olnudki, rada on üpriski lennuväli, et seoses mul selle vigastusega ka iga põrutamine ikkagi annab tunda natukene, aga selles suhtes me teeme oma töö täna ära ja pärast on siis autasu nii-öelda loodetavasti, et teeme oma asja, proovime hea stardi teha, üks sõit minna, nii et kõik on okei. Pane meile ka üks plakat.
Aga sealt trampliini pealt on alla tulemas. Järgne paadilas kaadisku. This looks like heaven to me. I can't believe I feel it finally. Cause I've been to hell and back. This looks like heaven to me. I've seen the darkest days. That's how I know this is the time and place. And you're the only one to set me free. Cause I've been to hell and back. This looks like heaven to me.
Nonii, teine sõit on ka ilusti lõpetatud siin ja peale 2 ringi õnnestus siis Estikate tiitel tuua, et see oli ülikõva, et tiitel oli eelkõige siis Yamahale ja Tõnu Lillele, et Yamahaga sõitja pole ammu Estikaid võitnud ja seda oli rõõm teha nende jaoks, et midagi tagasi anda, et Yamaha üldse tsikkel tegelikult töötas teine sõit hästi, me läksime teise tsikliga ja kõik töötas, stardis sain, no mitte kõige paremini minema, aga oma 2 ringi tegin turvaliselt ära ja siis hakkasin kütma rohkem ja siis võitsin liidrikoha ja kontrollisin sõitu lõpuni välja ilusti, et võitsin sõidu ka ja eriti magus oligi see tiitel nagu sõiduga koos võita, et mul ei olnud tegelikult õrna aimugi, et ma etapi ka kokku võitsin, et siis poodiumil oligi lahe siuke üllatus, et võitsin etapi ka kokku ja kõik sujus hästi, et ülivägev on see tiitel tasku panna oma esimesel aastal siis 4,5-ga, et see oli 1 aasta eesmärkidest, see sai täidetud ja väga rahul selle üle, et tehnika kõik pidas, ise olin tasemel ja viimasel etapile saigi siis 25 punkti eduga sai tegelikult tulla suhteliselt turvaliselt, mis siis vahel lõppude lõpuks äkki jäi ka. Et lihtsalt lust, et Estikad olid tasemel ja hea oli see kinni panna, nii et nüüd üritame veel tervise korda teha, et täna oli veel päris valus läbi valu sõita ikkagi sellest Arnhemi laksust ja rind ja siin selg iga põrutades oli valus, et läbi valu ei ole mõnus sõita, et üritame tervise korda saada, siis on Adak Saksamaa meistrivõistlused järgmine nädalavahetus ja siis juba paari nädala pärast rahvustekross, et saab sinimustvalget esindada, nii et üliäge. No et esimene hooaeg 4,5-ga, palju siis tsikli seadistus muutus hooaja peale? Väga palju muutusi, et alustasime hooaega üldse teiste amortidega, künnapastega ja kuna ei õnnestunud nendega väga palju testida just kõvemal rajal, siis hooaja keskel oligi enne tihemetsat sai muudatus tehtud minu technical touchi peale, et kõik oli vägev, lihtsalt meil kahjuks ei olnud testimise aega ja see oli äge muutus, et asjad peale seda hakkasid laabuma, et Reio ja siis Yamaha keskus, üldse Marko sealt poolt aitasid väga palju sellega, nii et üleüldse tegelikult kogu see kompott, mida meil puru USA-st taitles ja siin tsikli külge saime rohkem mugavusjuppe, et tegelikult nagu see, millega me alustasime ikkagi ööpäev ja sellega, millega me lõpetasime. Üldse tsikliga seoses meil kõva töö, meil muutus mehaanika hooaja keskel, mis oli ka suur muutus, et see oli vägev, et alates siis, mis meil oli, mis meil esimene kross oli? Bilstein, Adak, siis on asi läinud stabiilsemaks ja noh, ega see on kõva töö, et siin ühe venna värk see ei ole, et kogu tiim peab taga olema, et sellised tulemused õnnestuks ja noh, kogu see punt, kes meil siin on ja kõiki kahjuks pole siin, kõik ei jõudnud pildile, kõik ei saanud seda tunnetada, aga kõik treenerid, toetajad, mehaanikud, Reio ja Yamaha keskus, suured toetajad, kõik see nagu ilma nendeta ei oleks võimalik. Aga kas 4,5-ga nagu harjumine läks lihtsamalt, kui sa arvasid või oli see raskem? Natuke lihtsamalt jah, et tegelikult ju mis ma sain Yamaha peale, ma sain märtsi lõpus ja üldse 4,5 peale, et väga palju aega ei olnud enne esimest Estikat, aga juba esimene Adaki õnnestus tegelikult sõidupoodium tuua, mis oli väga kõva ja 4,5 mulle sobib, et natuke pähklit oleme kasvatanud ja rohkem valku ja kanafileed söönud, et natuke lihakontide peale tuleks aga noh, selles suhtes tundub, et sobib ja siuke sujuvam, rahulikum sõidustiil on minu teema. Mis mõtetega rahvustekrossile lähed? Ainult teadega, et üle pika aja saab USA-s võistelda lahedal Ironmani rajal, tiimis siis Harri ja Joosepiga, nii et jällegi üliäge, et üleüldse äge, et Eesti sinna läheb, et no meil on paljud riigid, kes siin kahjuks ei saa finantsilistel põhjustel minna sinna, meie koondis õnneks saab ja noh, see on rahvustekross on siuke emotsioonivõistlus kindlasti, et me läheme sinna kindlasti nautima ja oma parimat andma ja ma arvan, et tuleb väga mõnus olemine ja kross seal, nii et jõu ära oodata. Mida sa USA krossist kõige rohkem igatsed? Mis ma igatsen sealt? Fännid ka, aga avatseremooniad võib-olla, lennukid lendavad üle pea ja see, kui õlut visatakse rahvast sõitjatele ja igast pulli sai seal, et ei tegelikult reisimist ma ilmselgelt ei igatse, seal oli jõhkralt seda reisimist, aga selles suhtes ega see aasta vähem ei ole olnud, et kämperile ma arvan mingi 40-50 tonni peale juba kütetud see hooaeg, et ei, tegelikult radasid võib-olla igatsen ja üldse seda melu seal ja noh, superrossis kindlasti see melu, et see oli ikkagi omaette kogemus. Mis on üks meeldejäävamatest hetkedest USA-s? USA-s, jah.
ma arvan, et oligi Ironmani cross, aga see oli see 23 aastal jah, et siis kui ma Jet Lawrence'ist esimestel ringidel 2 korda mööda sõitsin, et see oli hea tunne, et Jetist sain mööda ja seal sai hea tulemus ka tehtud, et ja kindlasti eelmise aasta siis Southwicki etapp, kus ma olin 12 sõitudes, nii et nüüd me Melliga saame siin paari nädala pärast tripi USA-sse võtta. Meil, sa oled USA-s käinud? Ei ole, näed sa esimest korda USA-sse minna, Chipotlet sööma, Taco Belli, mis me veel seal lähme, Five Guys'i, Krossile jõuamis siuke kõht ees raisk, ei tea, kes jõuabki sõita. Melle, kuidas sa kirjeldaksid Jörgenit sõitjana ja kuidas ta nagu tsikli vastu on? Oi, selle koha pealt Jörgen on väga tark sõitja, et tsiklit ta hoiab väga hoolega ja peab kiitma igatepidi hästi, väga hästi. Iga õhtu teen numbriplaadi peale musin hea tööd ja hoian ilusti, et väga tark sõitja. Piduriklots ei kõveraks ei kuumuta ja sidurid. Noh, lihtne. Mis asjast ta kõige tundlikum tsikli osas on? Mordid kindlasti ja lenksu asend, eeblite asend. Põhiasjad ikka. I'm standing on cloud 9. Take away the gray and leave me with sunshine.